Tere hommikust! Jälle reede käes ja täna on meil külas Kristina, kes tegelikult praegu asub üldse mitte Eestis, Tenerifel, nii vahva. Ja sinul on seal varajane hommik on ju varajasem kui meil siin, et me oleme siin saanud juba kohvi juua ja ärgata, aga kuidas sinul hommik on läinud? Ja tere hommikust! Ja minul sai just praegu kell 8. Seega hommik on varajane, aga ma olengi varajane ärkaja, seega mul on vesi sidruniga joodud ja kohvi on ka tegelikult ära. Esimene kohvi on ka joodud. Väga äge. Ja täna räägime selles mõttes natuke teoreetilisemalt, et midagi praktiliselt ekraani jagamist me ei tee, aga enne kui üldse siis tegudele asuda, ongi hea, kui oma mõtted nagu õiges suunas liikuma panna ja väga tore, et sa sellise olulise teemaga tegelikult täna tuled jagad meile oma kogemust ja oma mõtteid selles osas, sest tõesti kui ettevõtlusega alustada, siis on päris keeruline vahepeal seda oma õiget sihtrühma üldse määratleda ja leida see õige sihtrühm, aga teiseks ka see, kuidas see päris elus siis tööle hakkaks niimoodi, et öeldakse, et klient on kuningas on ja selline tunne, et nagu ise pead kõike tegema selleks, et klient oleks rahul, aga tegelikult see on väga lühike jooks, kui sa ise ei ole rahul ja sa ise enda eest nagu ei hoolitse, et räägi natukene sellest teemast, et miks sa üldse nagu tahad, miks sul just tuli mõttes, et sellel teemal rääkida nagu? Ja aitäh, nii mõnus sissejuhatus sul. Miks ma valisin selle, et teema just persona versus siis ideaalne klient ongi see, et alustajana meil ei ole veel klienti, seega personat on veidi raskem võib-olla koostada, aga eks see on võimalik ja ma räägin selle vahe ka ära, et mis vahe neil üldse on. Ja see on ka midagi, mida ma ise olen teinud, et alustava ettevõtjana on kergem teha ideaalkliendi profiili. Ja ma loodan, et siis siit saadakse inspiratsiooni. Väga äge. Sina oled nüüd olnud ettevõtja, kui kaua sa oled olnud? 1,5 aastat, 2021 lõpust. Ja kas sul oli nagu kindel selline, kuidas sul algus oli, et kas sa teadsid kohe, millega sa tahad tegutseda ja kuidas see päris algus oli? Ei teadnud, millega ma kohe algust tahtsin. Minu teekond algas enesearenguga tegelemisega ja siis miks ma alustasin seda, oligi just see, et ma ei teadnud, mida ma tahan ja kes ma olen ja sealt, kui ma olin siis Kai Oja juhendamisel, läbisin tema 7-kuulist programmi Tulemuslik mõtlemine, siis seal ma avastasin ikkagi enda selle ärisoone uuesti üles ja otsustasin, et aitab, et nüüd ma hakkan ettevõtjaks ja hakkan looma siis väärtust ise, mitte läbi kellegi teise. Väga huvitav. Kas see nagu päevapealt oli sul päevatöö või kuidas sellega oli, et kas sa lõpetasid kohe ja tormasid kohe ettevõtlusesse või kuidas see üleminek oli? Pean ütlema aitäh suurele pandeemiale, mis tegi sedasi, et ma jäin töötuks, aga see tuli väga õigel hetkel, sest minu töö oli ennast ära ammendunud ja mul ei olnud enam kasvamisruumi. Et sealt sai see alguse ja siis hakkasin otsima, et mida ma siis tahan. Kuigi ma olen õppinud ärijuhtimist ja avalikke suhteid, siis kuna ma läksin Eestist ära juba 2009, siis see jäi väga kõrvale ja nüüd ma olen nagu taas avastanud ennast ja see on lihtsalt nagu nii hea tunne, kui sa justkui oled ennast leidnud ja sa tead tegelikult, mida sa tahad teha. Okei. Ja siis sa hakkasid mõtlema, et võiks ettevõtjaks hakata. Kas sul oli mitu ideed laual või sul ei olnud üldse ideid laual või kuidas sellega oli? Ma ei tea, kui paljud inimesed on tuttavad human designiga, siis mina olen sealt projektor ja ma justkui ootan kutset. Seega ütleme nii, et ma ei ole oma elus mitte ühtegi korda ise tööd otsinud. Nüüd ühe korra ainult. Kõik minu töökohad on tulnud alati soovituste kaudu. Ja ka siis enda leidmine või see, millega ma nüüd tegelen, ma ise nimetangi ennast ettevõtjaks, sellepärast, et ma võin täna olla üks ja homme ma võin hoopis keegi teine olla. Ja täna siis ma pakun eelkõige virtuaalse assistendi teenust ja samal ajal siis olen ka Kai Oja tiimis edukonsultant
ja läbi selle ma aitan inimestel paika panna nende eesmärgi ja siis vaadata, et kas meie saame aidata seda eesmärgi täita. Et isegi kui ei saa, siis ma saan aidata inimesel eesmärgid üle vaadata. Ja ma tunnengi, et see enesearengu poole kirg on lihtsalt nii võimas, et lihtsalt see paneb nüüd täiega särama. Väga äge mõtteviis, et tõesti, täna ma olen virtuaalassistent, homme ma võin olla keegi, kes iganes, et kuigi jah, OÜ-d luues sa pead valima selle MTAK koodi, mis valdkonnas sa tegutsema hakkad, aga eks ma kujutan ette, et Eestis on paras segadus sellega, et need, kes on seal MTAK-i alguses endale paika pannud, millega nad kõigega tegelikult tegelevad. Ja nii ongi. Väga huvitav. Ja, et kui sealt valida seda, siis leidagi see võib-olla, mis sind kõige rohkem kõnetab, et võib-olla toote, kui sa müüd toodet, siis see on kuidagi teistmoodi, aga teenusepakkujana vaadata midagi võib-olla, kus on see laiem profiil. Et ütlen kohe, mina valisin sealt konsultatsiooni, sest ma saan seda virtuaalne eksisteerimine on konsulteerimine, eks ju. Eesmärkide paika panemine on ka konsulteerimine, et selles mõttes, et võib-olla natuke vaadata, mis seal üldse on. Ja, aga räägime siis sellest persoonast versus ideaalsest kliendist. Et sa tahad jagada meile? Ja, ma jagan, panen kohe slaidid siia, siis on ka kergem jälgida. Nii. Slaidid. Nii, peaks näha olema, jah? Ja, on. Siis ma ruttan siit üle, kuna sa juba rääkisime, kes ma olen. Seega ma veel ütlen üle kiiruga, et ma olen siis Kristine, ma olen muidu pärit Tallinnast, mulle meeldib reisida ja ma lahkusin Eestist 2009 ja siis Tenerifele jõudsin 2011, kuhu ma siis olen jäänud nüüd püsima. Nagu ma ütlesin, ma nimetangi ennast ettevõtjaks, et ma ei sildista ennast hetkel teiste ametinimetustega. Ja minu kirg number 1 on eneseareng ja just see mõtteviis, sest kui mõtteviis ei ole paigas, siis me võime ükskõik mida teha ja panna strateegiat paika, aga tulemust ei tule. Ja ma usun, et väga paljudel ka siin grupis on väga hea strateegia, aga võib olla justkui nagu see ei toimi, aga asi ei olegi strateegias, vaid hoopis mõtteviisis. Ja siis alustame persona versus ideaalne klient ja esimesena ma võtangi ette, kes on üldse persona. Turunduse ja kommunikatsioonistrateegiat planeerides ongi hästi tähtis teada, et kes on need inimesed, keda sa soovid kaasata ja siis läbi selle sa tagad, et sinu töö kannaks üldse vilju. Ning tõenäoliselt sa kulutad ka vähem aega ja raha nendele tegevustele, mis tulu ei too. Et turunduse tegevusi siis edukalt planeerida ja ellu viia, on tarvis tunda enda klienti, ehk siis persona on sinu praegune klient. Et see on väga oluline, et kuidas siis personat luua, ongi see, et aru saada, et ta on sinu praegune klient. Ja persona on siis üldiselt see inimene, kellega sa läbi oma turunduse suhtled ja ta on üks konkreetne inimene, kellel siis on sugu, et tal on vanus, tal on nägu ja tal on muud omadused. Ja persona on kokku pandud tegelaskuju, kes siis esindab ettevõtte tüüpilist klienti, kes jõuab ka ostu sooritamiseni. Et see on väga oluline, et persona on keegi, kes on ka sinu käest juba siis teenust või toodet ostnud. Ja olen siia välja ka toonud selle, et persona ei ole sihtgrupp, vaid ta on üks sihtgrupi esindaja. Et ongi see üks nii-öelda see keskmine klient. Ja kuidas siis alustada üldse persona tegemist või siis kujundamist? Kõigepealt ma toon näite ja ma võtangi näiteks siia Marika ja enda. Et Marika pakub teenust, ta pakub online kursuste näol seda ja ta teab täpselt,
mitmel tasuta kursusel tema keskmine klient käib, et ta siis jõuaks ostuni. Ja oletame siis, et Kristina on selle karakteri nimi, persona nimi ja Kristina siis käib 3 tasuta kursusel pluss veel 2 mõnda tasuta webinari ja siis ta avastab, et koduleht on justkui peaaegu valmis, aga oleks vaja saada SEO ka paika ja siis ta teeb selle ostu. Et see oleks justkui selline keskmine võib-olla käitumine, ostukäitumine. Nüüd, kui Marika teab, kuidas Kristina käitub, oleks tal vaja temast luua pilt. Ja nii läksin kohe edasi, et pilti siis teha ei olegi tähtis niivõrd see andmete maht, vaid need detailid ja täpsus, et kes ta siis on. Et Kristina võib olla seal 33-aastane abielus, alles beebi saanud, ta ei käi hetkel tööl, vaid ta ongi selle beebiga kodus, elab Tallinna kesklinnas, ta käib 2 korda aastas puhkusel oma siis noore perega. Et kõik need detailid on väga tähtsad, kui teha siis seda personat ja ma toongi välja, et mis need põhilised asjad on, mida siis persona loomisel silmas pidada. Kõige tüüpilisemad asjad, kust üldse alustada ongi, et nimi, vanus, elu ja töökoht, tema pere, kes on tema sõbrad, tuttavad ja keskkond, ka see on oluline, et personat luua. Et võib-olla tuleb ta Marikane läbi tutvust, et siis Marika teab, kuidas enda strateegiat luua. Siis millised on tema ootused, tema lootused, tema mured ja kitsaskohad, tema rõõmud ja kohustused, mis teda üldse motiveerib, mis teda endast välja ajab ja millega ta tegeleb vabal ajal ja nii edasi. See nimekiri on meeletult pikk, et kõik, mis on sinu strateegia väljatöötamiseks oluline või sinu kampaania loomiseks oluline, siis kõike seda sa saadki sinna kirja panna. Ja personasid saavad siis luua eelkõige need inimesed, kes on ka kliendiga kokku puutunud, mis on ka teine tähtis komponent seal juures, et vaata enda tiimist, kes on see inimene, kes sinu klientidega suhtleb. Või kui sul veel ei ole tiimi, siis seda on selles mõttes kergem teha, sest sina ise ju suhtled nende inimestega ja saad nende käest küsida neid küsimusi. Ja see on täiesti okei, kui sa teedki siis näiteks kas mõne intervjuu, kui sul on mõni küsitlusleht või siis miks mitte ka kasutada olemasolevaid turu-uuringuid. Et täiesti kõik on lubatud, peaasi, et see käiks just sinu ettevõttega kokku. Ja palju pannaksegi siis rõhku just nimelt selle hetke personale. Ja ma usun, et väga paljud on, ma loodan, et paljud on seda teinud, et läbi selle, eks ju, me saamegi jõuda sinna siis selle inimeseni, keda me tahame, et ta siis tarbiks meie toodet või teenust. Ja palju pannakse rõhku hetke personale, aga me ju tegelikult tahame ka jõuda sinna next level ehk järgmise taseme kliendini, et kuidas siis teda ligi meelitada või tõmmata, et igaüks leiab endal selle õige sõna, et mulle meeldib ingliskeelne sõna attract, aga ma ei leia seda õiget vastet eesti keeles endale, et see kuidagi kõlab inglise keeles paremini. Ja nüüd on mul küsimus siis vaatajatele, et kas sul on sinu pikaajaline eesmärk kirjas kusagil? Et ma loodan, et on. Ma tõesti loodan, et igal ettevõtjal on ka see pikaajaline eesmärk kirjas. Ja nüüd, kui sa mõtled siis selle peale, kus sa tahad seal olla 4 aasta pärast, 5 aasta pärast, võib-olla ka 6-7, eks ju, siis milline on sinu klient sellisel juhul? Kes on sel hetkel sinu klient?
et Mhm. nii nagu siis ka areneb, eks ju, sinu ettevõte, nii nagu arened sina, siis tegelikult klient kasvab koos sinuga. Et need, kes on täna sinu kliendid, kui nad võivad saada, eks ju, sinu püsiklientideks, mis on nagu ülihea, sest see tähendab, et nad usaldavad sind, sinu toodet ja sinu teenust, siis aga ka uued kliendid, et ma usun, et igaüks soovib seda, et ühel päeval on sinu klient click and pay, ehk siis ta lihtsalt teab, mida ta tahab. Ta vaatab, ahaa, siin on see toode või teenus, mida ma olen justkui vaadanud ja otsinud ja ta teebki selle ostusoorituse, et teda ei ole vaja niivõrd soojendada. Et kui minu puhul siis oli see, eks ju, et ma jõuaksin sinna copywritingu ja SEO kursuseni, siis see soojendus oli nagu tegelikult see üsna pikaajaline, olgem ausad, nagu täiega vabandan. Aga samas, kui ma mõtlen mõne toote peale, siis kui mõni usaldusväärne isik soovitab, siis tegelikult seda taustatööd väga isegi ei tehta. Et sellisel juhul see klient tuleb, teeb selle click and pay, et vaatab, ostab ja kohe teeb ka ostu ilma suurema soojendamiseta. Ja sa tahad, et sinu kliendi ja sinu väärtused oleksid ühtsed. Seega vaata üle enda pikaajaline eesmärk, loo hästi selge visioon enda ideaalsest, siis kuidas sinu ettevõte toimib ja millised on sinu ettevõtte põhiväärtused ja kuhu suunas on see üldse liikumas. See on siis siin, ma olen mõelnud selle all just nimelt ettevõtet, et kuhu on suunas liigub sinu ettevõte. Ja läbi selle sa saad hakata looma enda ideaalklienti. Ja oluline ongi mõista, et unistuste kliendi profiil on lihtsalt üks ideaalne pilt, mille poole sina püüdled. Ja et sinna jõuda, siis kasuta oma kujutlusvõimet ja fantaseeri. Täpselt samuti võib, see on üks tööriist, et ideaalne klient on üks tööriist. Ja nii nagu siis muutuvad, näiteks sinu visioon võib muutuda vahepeal, sinu eesmärk võib muutuda, siis ideaalne kliendi profiil ei ole midagi kivisse raiutud, et sa võid seda ümber teha, see on täiesti okei. Et kui persona puhul tegelikult sul on, eks ju, see inimene on reaalselt, eksisteerib, siis sa ei saa öelda, et nii, mulle nüüd ei meeldi, et sa sedasi käitud, hakka teistmoodi käituma. Aga ideaalse kliendi puhul sa saad neid muudatusi teha, sest ta on välja mõeldud, eks ju, mille poole sa püüdled. Et siis nii, nüüd mõte läks lendama. Nii, tuleb tagasi. Et kuidas siis lisaks siis ideaalkliendile, kui seda saab kasutada ka koostööpartnerite ligitõmbamiseks. Ja ma ütlen, et mina olengi seda võib-olla teinud pigem edasi, sellepärast et nagu Marika siin alguses küsis, et kaua ma olen ettevõtja olnud, siis 1,5 aastat ja 1,5 aasta jooksul ma alustasingi hoopis sellest, et ma kirjutasin üles väga täpselt, kellega ma tahan koostööd teha. Ja et kellega ma tahan koostööd teha ja kes on siis minu nii-öelda kliendid. Ja kui see on väga selgelt kirjas, siis ma tean, kellele ma saan öelda jah ja kellele ma ütlen ei. Ja olengi siis jõudnud sinna, et hetkel ongi minu klientideks inimesed, kes tegelevad kas enesearenguga või turundusega. Ja kui mulle tuli pakkumine, et kas ma saaksin aidata virtuaalse assistendina ühte laevanduse ettevõtet, siis see ei lähe üldse kokku, eks minu ideaalse kliendi profiiliga ja mul oli kerge öelda ei, sest igale virtuaalsele assistendile on oma klient ja igale kliendile on oma assistent. Ja täpselt samamoodi see ei käi ainult, eks ju, siis ainult virtuaalsete assistentide kohta, kuna ma tõin selle enda näite, siis täpselt samamoodi igale ettevõttele on oma klient ja igale kliendile on oma ettevõtte. Sest neid pakkujaid ja tooteid on nii palju ja igaüks leiab selle enda oma. Et siin ongi hästi oluline, et
panna paika, keda sa tahad endale siis ligi tõmmata või meelitada. Ja nii, siin ma lähen nendest, kui keegi nüüd soovib, et mida võiks veel teada ideaalsest kliendist, siis ütlen kiiresti siia ära, et vaata üle, kas ta eelistab osta veebist või füüsilisest poest, milliseid kanaleid ta eelistab teabe hankimiseks, ostud sooritamiseks, kuidas ta üldse suhtleb sinu ettevõttega, kas see on füüsiliselt kohale minnes, kas see on läbi sotsiaalmeedia, eks ju, kas see on lihtsalt kodulehtedel surfates. Ja ideaalse kliendi profiil on tööriist, et seda saad muuta, kui sul on seda vaja. Ja see on siis see pilt, mille poole püüelda. Tulen nüüd ruttu mõtleviisi juurde, vaatan, et aeg läbi kiiresti, aga mõtteviisi osa on veidi lühem, sest ma olen seda siia vahele pikkinud, et edu on siis 95% mõtteviis ja 5% strateegia. Ja see tähendabki seda, et sa pead ise mõtlema siis, et keda sa siis tahad ja mida sa tahad ja sa pead uskuma, et sa ka selle saavutad. Sest täpsest strateegiast ainuüksi ei piisa, kui sa vaatad, et ahaa, et see on väga hea strateegia mul, aga see lihtsalt ei toimi. Ei, sinu mõtteviis ei toimi, see strateegia võib olla väga hea. Et sa võid saab täiesti katsetada sellega, et sa annad oma strateegiaplaani, eks ju, kellelegi teisele, kellel on võib-olla siis rohkem edule suunatud mõtteviis ja toimib. Ja mida siis tähendab, et sinu klient on sinu peegel? See tähendab seda, et persona, kellest me alguses rääkisime, näitab sulle seda, kes oled sina praegu enda mõtteviisil. Ehk sa tõmbad tegelikult ligi neid inimesi, kes käituvad sinuga sarnaselt. Et sa võid täiesti mõelda, kas kui sa vaatad seda personat, kelle sa oled loonud, kas seal on neid sarnasusi sinu endaga. Et see on täiesti minu meelest peaaegu, et üks ühele. Et kui ma nüüd mainisin alguses, et ma teen ka neid kõnesid Kai Oja tiimis, siis mõnikord on mul tunne, et ma räägin justkui iseendaga, mitte iseendaga kui seinaga, aga justkui nagu peegelpildiga, aga lihtsalt teise inimese kehastuses. Mõtlen, et appi ta mõtleb täpselt nagu mina, appikene, tal on täpselt samad probleemid, mis minul. Ja et appikene näiteks, et ta ei julge üldse nii suurelt unistada, et see on nagu minu vana variant. Et persona on täielikult sinu peegel. Ja mis on siis teine see, et sarnane tõmbab sarnast, ehk kui sul on sinu ideaalse kliendi profiil tehtud, hakka ise temaks. Hakka enda ideaalseks kliendiks. Kui sa tahad leida inimest, kes teeks click and pay, kui palju sa ise seda teed, hakka tegema. Ja räägin siit korraks ka, millised on need võimalused, mis minuga saab teha. Et kui sa soovid siis virtuaalse assisteerimise abi, siis hetkel ma pikaajalist klienti ei võta, aga projektipõhiselt küll. Projektipõhiselt ma saaksin aidata ja et seda siis teha, siis tuleb mulle kirjutada ja teeme kõne ja vaatame. Ja kui ma isegi ei saa aidata, siis on selline grupp nagu Eesti virtuaalsed assistendid, mille loojaks on Liina Ostumaa, kellel on ka täna raamatu esitlus ja tervita kõik virtuaalseid assistente, sest täna on ülemaailmne virtuaalsete assistentide päev ja Emilile ka palju õnne, et ma tean, et ta ka aitab sind, Marika. Et tervitame kõiki virtuaalseid assistente. Ja teine variant on see, et 5. juunil algab Bob Proctori programm, 6-nädalane mõtteviisi muutmise programm Magic in your mind ja seda siis juhin mina. Programm on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, aga me loome grupi, sest koos grupi vaibis on igal juhul vägevam seda teha. Ja ka see aitab justkui tekitada sellist arengupartnerlust ja edasi koos liikuda. Et need on siis need variandid, kuidas minuga saaks ja info saamiseks lihtsalt kirjuta mulle kas läbi sotsiaalmeedia, Instagramist, Facebookist või otse minu meilile kristina.reinberg@gmail.com. Aitäh!
Nii armas. Aitäh sulle. Ja minu poolt ka kõikidele virtuaalsetele assistentidele tervitused. See on ettevõtjana minu jaoks ka üks selline, kuigi ma olen teadnud enne ka juba varem sellest freelancerite portaalidest on ju Odesk ja nii edasi, aga Eestis sellist kogukonda ei olnud eksisteerinud, et olid küll sellised platvormid, kus sa võisid niimoodi jupikaupa kellegi tellida, aga tõesti nagu üleskutse teile kõigile, kes te olete ettevõtlusega rinda pistmas ja tunnete, et te vajate abi lihtsalt mingites asjades, siis küsige. Ja tõesti see assistendikool Facebooki grupp on minu arust ideaalne keskkond, mis Liina on loonud ka, et super äge. Ja, Mina tunnen küll nagu tõesti, et mul on nagu, asjad saavad tehtud, et tegelikult on ju ettevõtjaks olemise loomuses on ju ideid genereerida või uusi loovaid ideid nagu luua. Aga nii kurb on, kui sa oled piiratud siis oma enda ajaressursiga ja need asjad jäävad tegemata, aga selleks on nagu koos on hea teha. Ja võtan seda ise ka komplimendina praegu. Kas virtuaalsel assistendil võib ka olla virtuaalne assistent või? Ja, võib küll täiesti, et on ka loodud tiimid ja ka, eks ju, minu teekond, kuidas ma Liinani jõudsin, oli ka see, et Liina vajas abi. Et Liina ise oli virtuaalne assistent ja vajas kuna tema töömaht muudkui suurenes, siis ka temal oli abi vaja. Võib küll olla. Ja siis sellel virtuaalsel assistendil veel omakorda virtuaalassistent. Nii see läheb, eks. Väga äge. Ja mul meeldis see mõte, mis sa lõpupoole seal slaididel ka nagu välja tõid, et esiteks tõesti see, et sa hakkad looma oma peas on ju midagi, ma ei tea, me oleme kõik tegelikult, me kas märkame seda või me seda ei märka, aga see on nii. Me loome oma tulevikku oma mõtetes, on ju? Et see on nii. Ja lihtsalt vahepeal me nagu oleme nii oravrattas, et me nagu ei pane tähele asju, me ei märka neid asju. Aga kui sa hakkad märkama, siis see on hämmastav, kuidas sa võid tagasi tulla mingi 5 aasta peale mõelda, et appi ma ju mõtlesin selle peale, ja nüüd see sündis. Minul näiteks koolitaja amet on sündinud niimoodi, et appi, see ongi käes nagu. Et ma mäletan väga konkreetseid tugevaid mõtteid, mis ma nagu mõtlesin selle aastaid tagasi. Ja mina toon hästi värske, et ma mõtlesin, et nii lahe, ma tahaks ka minna Marika juurde midagi rääkima ja siis vaatan, käis pling. Kristina, kas sa sooviks tulla? Ma ütlesin, nii kiiresti käibki või? Väga lahe. Ole oma soovidega ettevaatlik. Ja samamoodi see ideaalne klient on ju, et jah, öeldakse, et lapsed on kodupeegel või iseenda peegel on ju. Ja kodu on ka iseenda peegel tegelikult. Et eks see on tõesti, see on tõsi. Seal oli minu jaoks ka üks äratundmine, mis sa ütlesid tõesti. Ja nagu sa ütlesid, lapsed ja kodu on sinu peegel, siis ka ettevõtluses on ka klient sinu peegel. Absoluutselt. Me kogu aeg muudkui peegeldame, et seda saab lihtsalt märgata. Ja see on äge, et sa saad seda peegelpilti muuta, et see ei pea selliseks jääma. Nii nagu praktiliselt on ju, kui sa vaatad peeglist ja vaatad, et sul on ülekaal, siis tegelikult seda saab muuta. No täpselt, see on väga hea näide. Samamoodi saad sa ka mõtetega muuta kõike muud, on ju, mis sulle sealt peeglist, nii-öelda peeglist vastu vaatab. Ja kui sulle midagi ei meeldi, et siis, nagu sa ütlesid, on ju, et hakka ise käituma siis vastavalt ja siis sa hakkad ka tõmbama ligi neid asju. Just nii ongi, et ma veel ütlen seda, et sa tõid ka seda trenni näite siia, et vaadates peeglisse, eks me saame muuta enda keha siis läbi selle kehatreeningu, aga oma mõtteid saame täpselt samamoodi, me peame lihtsalt harjutama seda teistmoodi mõtlemist. Et täiesti, kui sa ikka kogu aeg midagi korrutad, eks siis lõpuks sa hakkad seda uskuma ja tegema vastavalt sellele. Just nii ongi. Ja, nii et kui sul on olnud viimasel ajal selliseid mõtteid, et kliendid on kõik lollid, siis vaata peeglisse ja mõtle, mida sa iseenda juures teha saad. Oleme päris karmid, on ju. Just. Ja, ma loodan, et ei mõelda sedasi. Ja, ma loodan ka, aga vahel on, et tundub, võivad tulla ikkagi pähe ja siis on lihtsalt aeg nagu muutusteks, et muidugi see võib olla ka mingitest muudest põhjustest, et on ületöötamine ja mis iganes muud asjad, aga ikkagi tasub küsida, et kes on see minu ideaalne klient, kes mind õnnelikuks teeks ja keda mina siis vastupidi saan õnnelikuks teha.
jah, ma olen täiesti nõus sinuga, et just see, et kui sa ikkagi, keda sa siis tahad enda kliendiks, hakka ise tänuks. No vot, ma usun, et see nüüd on siin küll väga inspireeriv mõte võtta nädalavahetusse aega kaasa endaga. Võib-olla nädalavahetusel on rohkem aega natukene mõelda, võib-olla toimetad aias ja teed midagi füüsiliselt, siis mõte nagu vabam ja tõesti panna kas või need kiired, ja sa ütlesid ka, et siis kirja panna need asjad, eks? Ja, sest kui sul on kirjas ikkagi, siis kirjutamine koondab sinu mõtteid, sest vahepeal muidu meil tulevad automaatselt mõtted vahele, aga kui sul on ikka kirjas, siis saad ka vaata kontrollida tagantjärgi, panna need punktikesed kokku, et kas läks nii või ei läinud nii. Või tekibki seesama, kuidas sul enne oli, et ahaa, ongi täide läinud. Et seda saab siis kontrollida. Nii et hoia siis paber ja pliiats enda läheduses ja kirjuta üles need mõtted, mis su sees tulevad, mitte need, mis su võib-olla peas tulevad, sest peas on meil virvarr teinekord ja siuke segadus, aga just see, mis tuleb sul enda sügavalt seest, et ma usun, et need on need õiged mõtted ja lahe siis, et me saame nagu endale luua seda ideaalset klienti oma ellu päriselt. Jah, aitäh sulle, Marika. Aitäh sulle, Kristina, ja toredat nädalavahetust kõikidele teile.